Tere, see on Brüsseli päevik Yana Toomiga ja ma salvestan seda reedel, sest neljapäeval tuli mun ootamatult ette reis Narva magnetitehasesse. Saatsin Euroopa Komisjoni voliniku Stefan Sejournéd ja meil oli palju rääkida seoses niinimetatud õiglase üleminekuga, aga sellest veidi hiljem. Nädala peamisest rahvusvahelisest sündmusest, tantsust Trumpi Ukraina rahukava ümber, on räägitud küll ja veel. Euroopa jaoks oli see täieliku läbikukkumise nädal. Meid ei kutsuta läbirääkimiste laua taga. Veelgi hullem, Euroopa kohustused on kavasse kirjutatud ilma meie nõusolekuta. Ja nad on häbiväärsed. Peaksite Ameerika arvates riskima, investeerides Venemaa külmutatud varad Ukraina taastamisse ning 50% kasumist saaks see sama Ameerika. Ma ei tea, kus see geniaalne skeem välja mõeldi, kas Kremlis või Valges Majas, aga fakt ise on kõnekas. Euroopa liidrid ütlesid kõik, mida sellest arvasid, kuid ilma erilise pahameeleta. Me siiski kardame kaotada niisugust suurepärast liitlast nagu Donald Trump. Kuigi kaotada pole vist enam kedagi. Arvestades seda, mida Trump, tema sõber Steve Witkoff ja tema väimees Jared Kushner teevad, on nad pigem Venemaa kui Euroopa liitlased. Tegelikult aga ei hellita Euroopa illusioone. Eile lekis meediasse vestlus, milles Prantsusmaa president ütleb Saksamaa kantslerile, Soome presidentile, NATO peasekretärile ja Ukraina presidentile. On võimalus, et USA reedab Ukraina territooriumi küsimuses, pakkumata selgust julgeolekugarantiide osas. Ja Macronil on paraku õigus. Kõik viitab sellele, et Trump kavatsebki Ukrainat reeta. Sellest viimast välja pigistada ja julgeolekugarantiisid mitte anda. Häda on aga selles, et Euroopa ei saa neid anda samuti. Meil on selleks vähe ressursse, aga ka poliitilist tahet. Sest julgeolekugarantiid on sisuliselt valmisolek sõdida Venemaaga, kui see pärast rahu sõlmimist peaks uuesti Ukrainat ründama. Lihtne näide. 1914. aastal augustis ründas Saksamaa Prantsusmaad läbi Belgia territooriumi. Belgia oli siis neutraalne riik, mille julgeoleku tagas Londoni leping, mis oli sõlmitud aastal 1839, ehk 75 aastat ennem neid sündmusi. Saksamaa arvas, et see pabertükk ei ole enam midagi väärt, aga niipea, kui sakslased ületasid Belgia piiri, kuulutas selle julgeoleku tagaja Suurbritannia Saksamaale kohe sõja. Nii algas Esimene maailmasõda. Mõistagi olid seal mängus ka teised asjaolud, aga fakt on see, et 100 aastat tagasi väljendil julgeolekugarantii Euroopas oli väga selge tähendus. Isegi siis, kui leppe allkirjastajad olid juba ammu siit ilmast lahkunud. Sõna maksis. Kas Euroopas on valmis täna keegi lähiaastatel Venemaaga Ukraina pärast sõdima? Ukraina ei saa veel NATO liikmeks. Kõik liitlased ei ole sellega nõus. Me aitame Ukrainat relvade ja rahadega, kus juures teeme seda lootuses, et mõlemad jätkub kuni Venemaa võimu või majanduse või mõlema kokkuvarisemiseni. Aga see ei taga julgeolekut. Nagu ütles Soome peaminister, me ei ole valmis andma julgeolekugarantiisid, me saame aidata julgeoleku korraldamisel. Erinevus on, nagu te saate isegi aru, tohutu. Ühesõnaga, ma ei näe põhjust olla optimistlik. Aga Euroopa Parlament ei tegele kaitseküsimustega. Meie ülesanded on muud, näiteks see, et õiglane üleminek oleks tõesti õiglane. Kolmapäeval saavutasin väikese võidu. Tööhõive sotsiaalkomisjon kiitis heaks minu raporti õiglase ülemineku direktiivi kohta. Kui kõik läheb hästi, võimaldab see direktiiv Brüsselis küsida Eesti valitsuselt rangelt. Mida olete teinud, et Ida-Virumaale tekiksid piisavalt töökohad? Meil pole veel midagi kiidelda. Eesti on õiglase ülemineku plaani peaaegu läbi kukutanud. Isegi raha jaotati laiali suure vaevaga. Tulemusena pikendati projektide elluviimist tähtaega aastani 2029. Veelgi enam, ettevõtjad hakkasid pillid kotti pakkima. Tänaseks on ärimehed loobunud juba 4 suurest Ida-Viru projektist, hoolimata tohutut toetusest, kokku 44 miljonit eurot. Seetõttu avas õiglase ülemineku fond esmaspäevast uuesti taotluste vooru, kus juures jagamisele läheb 30 miljonit eurot. Kus on ülejäänud 14, seda ei suutnud mulle keegi veel selgitada. Ja see pole kaugelt ka ainus küsimus õiglase ülemineku kohta Eesti moodi. Kõigest sellest rääkisime volinik Sejournéga magnetitehasesse sõites. See on suur projekt, see toimub, meie valitsus ja põhjusega on selle üle väga uhke, sinna sõidavad aeg-ajalt tähtsad ametnikud. Nüüd ka Euroopa Komisjoni volinik Stefan Sejourné. Teel peatusime Jõhvi külje all tanklas, tahtsime võtta kohvi. Järjekorras kassasse küsiti minult,
kas te sõidate magnetitehasesse? Jah, kuidas te aru saite? Ega siin sellisel delegatsioonil mujale asja pole, oli vastus. Eesti õiglase ülemineku edu ei saagi paremini kirjeldada. Seetõttu ongi vaja Brüsseli kontrolli. Muidu on meil tehaste asemel kirveviskamiskeskused. Raha kulutatakse ära ja keegi ei tunne häbi ka. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.